Trump teeb lõpuks esimese sammu, et võtta täielik kontroll Kuuba üle, saates CIA direktori John Ratcliffe'i Havannasse sõnumiga, mida kommunistlik režiim ei suutnud eirata. Kas saar muutub põhjalikult või peab ta 16. mail 2026 silmitsi seisma Ameerika Ühendriikide täieliku survega otse Ameerika tagahoovis? Visit tegi selgeks, et Trump ei käsitle Kuubat kui vana külma sõja sümbolit, vaid kui nõrgenenud baasi, ilma kütuseta, ilma majandusliku jõuta, sõltudes vaenulikest liitlastest. Ja nüüd on ta sunnitud Washingtoniga läbi rääkima. Samal ajal on vana perekond Castro taas sihiku keskmes. Võimalik süüdistus Raul Castro vastu 4 inimese tapmises 1996. Aasta tsiviillennukite rünnakus suurendab poliitilist survet ja näitab, et Trump survestab Kuubat igast küljest. Õiglus, energia, humanitaarabi ja piirkondlik julgeolek. Režiim on aastakümneid püüdnud vastupanu kuvandit müüa, kuid nüüd võtab Havannas vastu CIA juhi. Palubabi püüab tõestada, et ei kujuta endast ohtu Ameerika Ühendriikidele ning näeb, kuidas Washington võtab initsiatiivi käiku, mis paljastab Kuuba kommunismi läbikukkumise kõige agressiivsema lääne poolkera diktatuuride vastase valitsuse ees. Kohe räägin sulle sellest kõigest. Sa tahad kindlasti olla selle kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud, usaldusväärsuse standard Milton Alvese järgi. Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba siseministeeriumi ametnike ja režiimi luurestruktuurile lähedalt seisvate isikutega. Missioon viidi läbi Trumpi nimel ajal, mil Kuuba seisab silmitsi kütusepuuduse, elektrikatkestuste, tänavapinge ja välise toetuse kaotusega. Saar ei saa enam jätkata turvalise pelgupaigana Ameerika Ühendriikide vastastele lääne poolkeral. Ratcliffe arutas luureoperatsioone, majanduslikku stabiilsust ja julgeolekut. Ameerika valitsus avas koostöö ukse, kuid sidus selle ukse saarel toimuvate põhjalike muutustega. Tegelikult pakkus Trump väljapääsu ja samal ajal näitas, kui suured on nõudmised. Kuuba võib abi saada. Kuuba võib küll proovida kriisi leevendada, kuid peab loobuma Ameerika Ühendriikide vaenlaste eelposti rollist. Miguel Canelli režiim jõuab sellesse läbirääkimisse nõrgenenult, sest saarel puudub majanduslik jõud, et Washingtonile vastu astuda nagu varem. Kuuba nõustus võimalusega saada Ameerika Ühendriikidelt $100 miljoni ulatuses humanitaarabi ajal, mil riik seisab silmitsi kütusepuuduse, elektrikatkestuste ja sisemise survega. Kuuba valitsus püüab väita, et saar ei kujuta endast ohtu Ameerika Ühendriikide riiklikule julgeolekule, kuid CIA direktori kohalolek Havannas näitab, et Trump ei võtnud seda versiooni vastu ilma garantiisid nõudmata. Kütusekriis avas mõra, mida Washingtonil oli vaja ära kasutada. 15. mail 2026 tõstis Kuuba oluliselt bensiini ja diislikütuse hindu, kuid paljud tanklad Havannas jäid endiselt suletuks varustuse puudumise tõttu. Sellegipoolest pole probleem ainult hind. Probleem on selles, et režiim ei suuda tagada elanikkonnale energiat, transporti ega normaalset elu. Siin astubki mängu Trump. Ponto mais sensível. Kuuba valitsus on alati püüdnud jätta muljet ideoloogilisest vastupanust, kuid nüüd peab ta silmitsi seisma karmide reaalsustega. Ilma kütuseta, ilma tugeva välise toetuseta ja väsinud elanikkonnaga kaotab Havana võimaluse teeselda, et tal on olukord kontrolli all. Ameerika surve naftasaadetistele ja Washingtoni diplomaatiline pealetung on surunud režiimi kaitsepositsioonile. Teine hoop tuli õigussüsteemi kaudu. Trumpi valitsus valmistab ette süüdistusi. Kriminaalsüüdistused Raul Castro vastu seoses Brothers to the Rescue organisatsiooni lennukite allatulistamisega. 24. mail 1996 aastal teatas ta vabariigiga kontakteerudes sellest. Selles juhtumis tulistasid Kuuba hävitajad alla 2 tsiviillennukit, mida juhtisid Kuuba pagulased. See mõjus Ameerika Ühendriikides peaaegu psühholoogilise rünnakuna. Rahvusvaheline tsiviillennunduse organisatsioon jõudis järeldusele, et lennukid asusid rahvusvahelistes vetes, samas kui valitsus väitis, et toimus õhuruumi rikkumine. Praegune pealetung on suunatud Raul Castro vastu, sest ta oli tol ajal kaitseminister ja on siiani elav sümbol vanast revolutsioonilisest võimust.
see aspekt muudab kriisi kaalu. Trump ei suru Kuubat ainult demokraatia puudumise, energiapuuduse või Hiina ja Venemaaga joondumise pärast. Ta toob Castro perekonna kriminaalsüüdistuse keskmesse. Sõnum on tugev, sest see tabab režiimi südant. Vana kaardivägi ei ole puutumatu. Raul Castro on 94-aastane. Ta ei ole enam ametlikult president, kuid ta esindab endiselt struktuuri, mis on Kuubat aastakümneid valitsenud. Kui Washington ähvardab muuta selle nime kohtulikuks sihtmärgiks, jõuab hoiatus sõjaväelasteni, luureteenistusteni ja bürokraatideni, kes toetavad Havannat. Sellel plaanil on ka selge poliitiline tähendus Ameerika Ühendriikides. Miami, Kuuba pagulased ja antikommunistlik baas. Selles liikumises nähakse vastust, mis on liiga kaua sahtlisse jäetud. Aastaid oli alla tulistatud lennukite juhtum nagu lahtine haav. Nüüd kasutab Trump seda episoodi, et näidata, et aeg, mil Kuuba diktatuuri käsitleti kui folkloorilist nähtust, on läbi saanud. Selles rünnakus hukkus 4 inimest ja kohtulik nõue ilmub just siis, kui režiimil pole kütust ega stabiilsust. Enam pole ka varasemat rahvusvahelist kaitset. Marco Rubio on samuti selle pöörde keskne tegelane. Välisministrina ja Kuuba-Ameerika kogukonna liikmena väidab Marco Rubio, et Kuuba majandus muutub tõeliselt ainult siis, kui muutub ka valitsemissüsteem. See lause võtab strateegia kokku. Pole mõtet saata raha, leevendada sanktsioone ja samal ajal jätta kogu kontroll kommunistliku struktuuri kätte. Donald Trumpi sõnul ei tohi humanitaarabi muutuda poliitiliseks hapnikuks diktatuurile. See on vajalik. Seda tuleb kasutada survevahendina, et saavutada reaalseid järeleandmisi. Havannas toimuv näitab endiselt, et Donald Trump püüab piirkondlikku haaret tugevdada. Loogika on võtta Kuubalt Ameerika Ühendriikide vastaste tagala roll. Nõrgestada saare sõltuvus partneritest nagu Hiina ja Venemaa. Ja sundida režiimi valima sügava isolatsiooni või avanemise vahel Ameerika tingimustel. See on kontroll energia, abi, õigusemõistmise, luure ja läbirääkimiste kaudu. See on Washington, kes naaseb mängu juhtima omaenda ranniku lähedal. Kuuba püüab vastupanu osutada sõnades. Välisminister Bruno Rodriguez mõistis hukka Ameerika surve ja süüdistas Washingtoni ohtliku tee järgimises. Kuid Kuuba reaktsioon ei tule enam mugavast positsioonist. Järgmine etapp võib olla veelgi raskem. Reuters teatas, et Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium plaanib esitada süüdistused Raul Castro vastu Miamis 20. mail 2026. Kui see edasi liigub, peab Havana samaaegselt toime tulema sisekriisi, majandusliku surve, humanitaarsete nõudmiste, CIA visiidi ja otsese rünnakuga Castro perekonna suurima sümboli vastu. Trump ei pea kuulutama, et ta on võtnud Kuuba kontrolli alla. Esimene samm on juba astutud. Kui režiim hakkas vastama Ameerika survele otse Havannas. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.